Hei vlog, it's Diana Banana ja ma tahan teile selle videoga soovida head Halloweeni või lihtsalt spooky seasonit, kui sa vaatad seda peale Halloweeni. Oktoober, november on sellised creepid ajad ja tavaliselt mul on kombeks teha aastas vähemalt üks Halloweeni erivideo. Mõtlesin, et mis on õudsem kui lihtsalt paranormaalsed asjad pluss creepid väiksed lapsed, kes nendest räägivad. Tänases videos räägin ma teile siis õudsetest asjadest, mida lapsed on enda vanematele rääkinud põhiliselt või lihtsalt nagu mida lapsed on kogenud. Mõned on õudsemad kui teised, mõned on natukene naljakad võib-olla ja need on lihtsalt internetist leitud lood. Paar aastat tagasi ma leidsin selle teema kohta mitu artiklit, kus oligi Redditist igalt poolt interneti kommentaariumitest selliseid lugusid välja otsitud ja tehtud sellest artikli ja need artiklid said omakorda selliseid kommentaare, nii et see lihtsalt läheb edasi kogu aeg ja ma aeg-ajalt ikka guugeldan neid. Nii et ma mõtlesin, et ma tõlgin mõned neist teile ka eesti keelde. Ma ei väida, et kõik need juhtumid on 100% tõesed, ma ei tea, keegi lihtsalt internetis on niimoodi kommenteerinud, aga nagu te teate, siis ka mul on olnud erinevaid paranormaalseid kogemusi, eriti kui ma olin väiksem ja sellepärast ei saa ka välistada, et need võivad olla täiesti tõesed. Aga meelelahutuslikud on need nii või naa. Ma tean, et ka teile meeldib, kui mina enda paranormaalsetest asjadest olen rääkinud ja see on siiamaani, ma arvan, mu number 1 video request, mida kõik tahavad, aga ma elan õnneks majas, kus hetkel ei kummita. Aeg-ajalt on ikkagi asju juhtunud, aga tavaliselt need asjad, mis juhtuvad, on üpriski väiksed ja need juhtub päris harva ja sellepärast mul ei ole nagu millestki õnneks eraldi videot veel teha. Nende konkreetsete juttude peale, mida ma hakkan nüüd ette lugema, tuli ka mul mõned väiksed juhtumid, mis on nagu sarnased meelde, millest ma siis räägin. Jah, ma ei tea, et see intro oleks liiga pikk, nii et ma lihtsalt alustan. Ja kui sulle meeldivad creepid, paranormaalsed videod, siis kindlasti anna sellele videole thumbs up ja ma hakkan neid nüüd ühekaupa ette lugema. Olin oma õe, tema mehe ja nende 2-aastase tütrega ning rääkisime lähedastest, kes hiljuti ära olid surnud, kuna ka mu isa oli just hiljuti surnud. Vestluse käigus näitas õemees meile pilti oma emast, kes suri autoõnnetusse, kui ta isa oli ainult 6-aastane olnud. Kui mu õetütar pilti nägi, hakkas ta selle peale naerma. Me küsisime, et mis talle nalja teeb ning ta vastas, see on mu special friend, kes mulle laulab. Ma siiani värisen, kui sellele mõtlen. Ma arvan, see special friend tähendas siis, et see oli lapse kujutletav sõber. Vahepeal lastel on komme kujutada ette, et neil on mingi sõber, keda keegi teine ei näe. See võib olla lihtsalt lapse kujutlusvõime, aga tihti on nende kujutletavatel sõpradel imelik seos mõne surnud lähedasega, mõne surnud inimesega, kes sinna majja on surnud ja tundub, et selle lapse kujutletav sõber on siis tema tädi või vähemalt nii ta väidab. Kui mu väike sugulane 2 oli, jäi ta ema rasedaks. Ühel päeval kallistas ta ema kõhtu ning ütles, mu väike vend on haige. Paar päeva hiljem oli tal nurisünnitus ehk see beebi siis suri. Ja tegelikult see pole isegi paranormaalne, vaid lihtsalt ongi nii, et väiksed lapsed ja loomad tihti tajuvad haigusi, selliseid asju ette ära, et sa veel ise ei tea võib-olla, et sa oled haige, sul on midagi viga ja nemad juba tunnetavad. Ja seoses sellega tegelikult mul on endal, mitte isiklikult, aga mu tuttaval siis kogemus alles eelmisest aastast. Ma ei taha väga detailselt rääkida, sest et see on tema lugu, mitte minu lugu, aga mu lähedasel inimesel siis oli pikalt tervis käest ära ja ta kahtlustas, ütleme nii, et kõige halvemat haigust, mis meie jaoks hetkel üldse eksisteerib. Arstid millegipärast ei teinud talle õigeid teste ja ta oli pikalt lihtsalt teadmatuses, et midagi on valesti, aga ta ei saanud aru, mis täpselt. Ta puutus kokku ühe väikese tüdrukuga, kelle juba eesnimi on selline creepy, minu jaoks vähemalt. Kui minu lapsel oleks erivõimed, ma paneks talle arvatavasti sama nime ja ta ütles, et see laps on alati natuke teistmoodi olnud. Ma ei tea täpselt mingeid lugusid, aga jah, tema sõnul ta on alati natukene teistsugune olnud. Ja siis ühel päeval, kui ta selle lapsega rääkis, ütles see laps, et sul on kurgus vares. Minu meelest see oli vares või võib-olla harakas, ma ei tea, mingi lind. Ja tule, ma võtan selle välja, ta tegi kuidagi niimoodi, ma ei tea, ma ei olnud ise seal, ta lihtsalt rääkis ja tõesti tal oligi siin kurgu piirkonnas probleeme. Natuke aega läks mööda ja ta saigi endale diagnoosi, et tal oli see kõige halvem haigus üldse siin. Aasta hiljem on ta terveks saanud, kõik on hetkel korras, aga jah, see tüdruk teadis siis, kui veel arstid ei teadnud, siis kui ta veel ise ei teadnud. Mul on siiamaani külmavärina, mis ei lähe ära. Järgmine juhtum pole õudne, see on pigem naljakas, aga samas kui see oleks minu lapsed, see oleks natukene häiriv. 3-aastane tütar seisis oma vastsündinud venna kõrvale, vaatas teda natuke aega ning ütles, isi, see on koletis. Me peaksime ta maha võtma. Mu õde Heili sündis täpselt 2 kuud pärast meie vanavanaema surma. Ühel päeval, kui ta üles ärkas, väitis ta, et täna on ta 95. sünnipäev. Üritasime temaga rääkida, aga ta hakkas nutma ning väitis, et ta päris nimi on Irene, mitte Heili. Irene oligi tema vanavanaema nimi, kes oli ennem tema sündi surnud. Selline käitumine kestis terve päeva ning järgmine päev ei mäletanud ta sellest mitte midagi. Pole muidugi selgitust, kas ta teadis enda vanavanaema kohta niimoodi, aga creepy
kindlasti. Mu 4-aastasel lapsel on kujutletav sõber John. Ta on pikalt temast rääkinud, kuid paar kuud tagasi pöördus ta täiesti tõsise näoga minu poole ja ütles, et Big John ütles, et ta armastab sind ja kõndis ära. Peale seda jäigi ta teda Big Johniks kutsuma. Mida ta ei tea, on see, et tema vanaisa nimi oligi John ning kõik kutsusid teda Big Johniks, sest oleme teda lapse ees rääkides ainult vanaisaks kutsunud. Ta suri, kui mina olin 6 ehk mu laps ei olnud teda kunagi kohanud. Järgmine on nii häiriv. Kellegi väike õde kirjeldas siis oma kujutletavat sõpra ja tema kirjeldus tema sõbrast oli siis selline. Ta istub mu voodil ning ootab oma ema. Ta ei tohi oma käe pärast koju minna. Küsisin siis, et mis ta käega juhtus ja ta vastas, ta ema sõitis ta käest üle, kui poiss kriitidega joonistas. Sellepärast ta alati nutabki. Talle ei meeldi surnud olla. Mulle ei meeldiks ka surnud olla. Ütle mulle praegu kommentaarides, kas sul tulevad ka külmavärinad. Mul on nagu iga jutu peale lihtsalt külmavärinad. 5-aastane laps küsis, et millal ta 23 saab. Vastasin talle, et 18 aasta pärast. Selle peale vastas ta, et loodan ma siis uuesti ei sure, sest eelmine kord olin sama vana, kui taevasse läksin. Järgmisega seoses on mul ka enda väike story rääkida, mis võib-olla pole pigem paranormaalne, aga see on nagu mu üks lapsepõlve suuri traumasid, mis mu sellega meelde tuli. See lugu on siis selline. Kolisime perega hiljuti uude koju uues riigis. Korteris oli juba mööbel sees ning meie magamistoas oli maal, kus oleks nagu tuules lehvivad juuksed peal. See maal ei tekitanud minus algusest peale häid emotsioone, kuid üritasin sellele mitte eriti tähelepanu pöörata. Mu poeg oli 2,5-aastane, kui ta ühel pärastlõunal enda tuppa magama panin. Ta ütles, et ta ei taha selles toas magada. Küsisin miks ning ta vastas, see maal vaatab mind ja üritab minuga rääkida ja see ei meeldi mulle. Üks asi on see, et laps lihtsalt natuke kardab seda maali, aga kuna ka emal olid imelikud tunded seoses selle maaliga, siis see teeb sellest eriti creepy loo. Aga ka mina väiksena kartsin väga ühte väikest dekoratiivset asja. Elutoas oli meil siis muusikakeskus, mille peal oli selline väike, umbes ma arvan nii suur, must selline külmast materjalist nagu metall või midagi kujuke, kes nägi välja nagu kurat, devil, nagu see, kes põrgus on. Et oli nagu kuidagi niimoodi küürus ja nagu, ma ei tea, õudse näoga. Ja ta ei meeldinud mulle. Üldse mul oli tunne, et ta võib-olla on päris. Ma ei tea, mul oli selline tunne, et ta nagu jälgib mind pidevalt. Mis tegi sellest tõeliselt trauma, oli see, kui ükskord mu ema jättis mind üksinda elutuppa mängima. Ja siis ta võttis selle kuradi kujukese kätte, pööras selle minu poole ja ütles, et Diana, ära tee pahandust, sest et kurat vaatab sind. Selline asi traumeeriks mind, ma arvan isegi praegu, kui keegi nii teeks. Ja mul oli niigi juba uskumus, mul oli niigi juba tunne, et ta vaatab mind ja siis mu ema nagu kinnitas, et ja ta vaatabki, nii kui sa pahandust teed, kurat teab. Ja lisaks ma juba teadsin, kes kurat on, nagu jumal kurat, ma olin nagu tuttav sellega. Tööle sõites möödusin alati vanast surnuaiast. Mu 3-aastane tütar sõitis minuga ühel hommikul kaasa ning rääkis, kuidas inimesed talle surnuaias lehvitavad. Üritasin talle selgitada, mida surnuaed tähendab, kuid ta oli täiesti kindel, et nägi inimesi, kooli ja poodi ning ta ajas seda juttu mitu kuud. Ühel päeval rääkisin sellest oma töökaaslasele, kes on suur ajaloohuviline. Selle peale hakkas ta natuke surnuaja ajaloo kohta uurima ning tuli välja, et selle sama ala peal peeti kunagi lahinguid ning lahingus surnud sõdurid maeti sinna samma ehk nagu sellest niimoodi vist surnuaed saigi. Mingi aeg oli see koht ka väikelinn olnud, kus oli kool, väike pood ja mõned püsielanikud ja selle koha nimi oli Samptown. On siin kirjas. See info polnud veel piisavalt jube, et mind hirmutada, kuid ühel päeval surnuaiast mööda sõites ütles mu tütar, emme, seal on tädi, kes mind sisse kutsub. Peale seda hakkasin teist kaudu tööle sõitma. Ma hakkaks ka, ma oleks juba ennem hakanud. Mu ema rääkis mulle, et kui olin umbes 4, siis veetsin tihtipäeval aega oma vana-vanaema juures. Kui õhtul koju läksin, oli mul komme talle alati öelda, olgu jumal sinuga. See on siis Ameerikas usklikute poolt levinud väljend, God be with you, aga ühel korral olin talle öelnud, olgu jumal sinuga asemel, mine jumalaga ehk go with God. Ja sellel ööl mu vana-vanaema suri. Mu tütar oli 3 ning äratasin teda hommikul üles. Ta oli sellel ajal juba mitu kuud õudusunenägude käes vaevelnud. Küsisin, mida ta hommikul süüa soovib ning ta vastas, et tahab lihtsalt oma hommikusööki tema kapis oleva surnud beebiga jagada. Arvasin, et ta mõtles selle all enda nukka ning võtsin need siis kapist välja. Ja selle peale ta ütles mulle ei mitte nukuga, vaid selle surnuga, kes öösiti mu kapis magab. Järgmise story kohta see kirjutaja ise ütleb, et see ei olnud tema jaoks üldse creepy, see on tema jaoks õudne, vaid pigem lihtsalt kurb kogemus. Sain teada, et mu parim sõber suri ning pean matusteks tagasi koju sõitma. Hakkasin selle peale nutma ning panin pea lauale.
Mu tütar tuli kööki ja küsis, mis juhtus. Ta oli siis umbes 8. Ütlesin talle, et olen kurb, kuna mu sõber suri ja ma igatsen teda. Mu tütar vastas, ära ole kurb, ta seisab ju su kõrval. Järgmine on ka väga häiriv. Kui olin umbes 4, leidis ema mind vannitoast koos kõikide mu barbidega, kes ulpisid näod vees vannis. Kui ta küsis, mis ma teen, siis vastasin, et mees mu kapis ütles, et kui ma nii ei tee, siis on minu kord nägu vee all ujuda. Minu jaoks häiriv on see sellepärast, et kuidas laps üldse teab sellist asja 4-aastaselt, mida nägu vees ujumine sulle teeb. Et nagu mul on selline tunne, et ta ei tuleks ise sellise asja peale. Lugesin enda 2-aastasele tütrele unejuttu ning kui ei lõpetanud, siis rääkisime koletiste, kummituste, trollide ja muu sellise kartmisest, mille peale ta ütles, et issi, ma ei karda kummitusi. Küsisin siis, et miks, mille peale ta vastas, sest see, kes öösiti mu toas käib ja mu juukseid paitab, on tore. Väga tore, kindlasti, ja ma usun. Kõlab väga-väga meeldivat. Järgmine pole paranormaalne, aga see on jälle, kuidas lapsed lihtsalt asju tunnetavad. Tegin just rasedustesti, mis oli positiivne, ehk ootasin oma 4. last. Olin endast küllaltki väljas ja üllatunud, kui pidin rahulikuks jääma, sest meil olid hetkel külalised ning isegi mu mees ei teadnud, et üldse testi tegin. Läksin vannitoast otse diivanile istuma, kui mu siis 5-aastane poeg minu juurde tuli ja ütles, emme, ma tean. Ma polnud mitte kellegile mitte midagi peale testi tegemist öelnud ning küsisin talt, et mida sa siis tead. Mõeldes ta lihtsalt lollitab. Selle peale sosistas ta mulle kõrva, et sul on kõhus beebi, naeratas suurelt ja jooksis ära. Mul oli tunne, nagu oleksin kummitust näinud. Mul pole siiani õrna aimugi, kuidas ta teadis ainult mõned minutid pärast testi tegemist. Kui talt hiljem selle kohta küsisin, siis ta vastas, et ma lihtsalt teadsin. Elasime krematooriumi kõrval ning ühel päeval jooksis mu 2-aastane tütar mu tuppa ning ütles, emme, tule kohtu mu uue sõbra Eerikuga. Ta on mu kapis ja arvab, et on surnud. Tuli välja, et 6-aastane poiss oligi paar päeva enne seda surnud ja siis sinna krematooriumisse viidud. Sellest ajast alates on ta vaimudega obsessed olnud ehk nagu nendest väga huvitatud olnud ja ta räägib mulle pidevalt surnud inimestest ja sellest, kuidas nad surid. Lapselaps Isabella sündis 3 kuud enneaegsena ning veetiski peaaegu 3 esimest kuud haiglas. Kui ta vanematega koju tuli, hakkasid nad tihti suitsulõhna tundma, aga kumbki neist ei suitsetanud. Ja alati, kui see juhtus, vaatas või osutas Isabella seina poole. Kui Isabella rääkima õppis, hakkas ta Mimi nimelise inimese kohta pärima. Mimi on mu surnud ema nimi, kellest Isabellale räägitud polnud. Ma ei ole usklik, kuid tõesti arvan, et mu ema külastas teda. Isabella on hetkel 4 ja siiani räägib vahel, kuidas ta Mimi igatseb. Kuna need on tõesti lihtsalt netist võetud kommentaarid, siis ta pole siin pikemalt seletanud, et kas see Mimi siis suitsetas või nagu mis seos sellega oli, aga ma eeldan. Ka järgmisega on mul endal üks kogemus jagada. Küllaltki hiljuti juhtunud, kui ma umbes 5-6-aastane olin, siis läksime ühel päeval emaga toidupoodi. Istusin tagaistmel ning sõitsime seda teed pidi, kus tavaliselt. Ema sõnul olin talle öelnud, et me sealt vasakule ei pööraks, kus tavaliselt, vaid alles järgmisest kohast ära pööraksime. Nii kui me esimesest kohast, kust muidu ära pöörame, möödusime, nägime autot, mis reaalselt avarii käigus meie tee peale lendas. Oleks ta sealt samast vasakule pööranud, ei saaks me seda siin võib-olla praegu kirjutada. Ise ma seda ei mäleta, aga ema siis rääkis. Ja sarnane asi juhtus, no mitte päris nii intensiivselt, aga ma rääkisin sellest vist enda stories. See oli minu meelest see aasta, kui ma alustasin YouTube'iga. Igal juhul öö enne, kui see juhtus, nägin ma õudusunenägu, et ma surin autoõnnetusse. Mõni õudusunenägu on selline, et sa lihtsalt unes kardad võib-olla, aga teine on selline, et sa veel pikalt mõtled sellest ja see nagu käib sinuga terve päev kaasas. See oli üks selliseid õudusunenägusid. Ma terve järgmine hommik ikka tundsin ennast halvasti selle pärast. Minu meelest oli pühapäev, sest mul oli õhtul lõunakas trenn, ma mäletan, ja päeval meil oli plaanis peiliga taevaskotta jalutama minna. Me sõitsime sinna siis autoga ja oli selline lumine libe aeg ja ma ütlen ausalt ära, et see minu puhul suht tavaline, et ma pidevalt ütlengi kellegiga koos sõites, et ära kiirusta, kui keegi ületab kiirust, siis mulle lihtsalt nagu ei meeldi. Eriti kui ma tunnetan, et on võib-olla mitte parimad teeolud, nii et see on nagu tavaline, aga tollel korral ma ütlesin väga konkreetselt, detailselt, et palun ära kiirusta. Ma nägin öösel unes, et ma surin autoõnnetusse ja ma kardan. Ja reaalselt ma ei mäleta, kas see oli paari minuti või lausa sekundite jooksul, kui me sõitsime, see oli täiesti sirge tee. Kurvi mitte midagi ei olnud, looma mitte midagi ei olnud ja vastassuunast auto lendas üle katuse, üle meie poolse tee, ta tuli nagu et see auto tuli siit, me olime siin, ta lendas niimoodi üle tee, üle katuse siia kuskile kraavi. Õnneks samal ajal keegi teine meie tee peal tal ees ei olnud. Terve tee oli küll täis autosid, aga keegi talle täpselt ette ei tulnud. Ja ma mõtlen, kui me oleksime kiiresti sõitnud, võib-olla möödasõitu teinud, ma ei tea. Selle peale kõik, kes seal tee peal olid, nii vastassuunas kui ka meie suuna peal oli mitu autot, me kõik jäime seisma ja me keegi veel ei jõudnud autodest välja tulla. Ma ei tea ausalt, kuidas sellises olukorras peaks käituma, aga see auto oli täiesti nagu ära löömastatud, kraavis
ja siis sealt tuli uks lahti ja see inimene, kes roolis oli, lihtsalt kõndis välja. Ja see nagu... Kui ta oleks näinud, milline see välja näeb, ma reaalselt ei saa aru, kuidas ta üldse ellu jäi, rääkimata sellest, et ta lihtsalt välja kõndis appi. Me seisime seal päris pikalt. Ma midagi kuulsin, et nagu osad inimesed pakkusid talle abi, aga ta ei soovinud midagi. Võib-olla lausa oma elukaaslane läks, küsis midagi. Aga ma ei tea, kas asi lihtsalt šokis või ta tõesti jäi täiesti terveks. Igal juhul kiirabi oli kutsutud. See, kes selle plonniks sõidetud auto ära veab, see oli kutsutud. Ja siis me sõitsime ülitasasel kiirusel edasi. Läksime ikkagi jalutama ja samal õhtul, kui ma veel trenn oli, ma rääkisin ta sõbrannale. Ma Instagramis natuke rääkisin ainult sellepärast, et see inimene tundub, et jäi terveks, ta kõndis sealt välja, et kui oleks midagi väga hullu juhtu, ma poleks rääkinud sellest. Aga jah, üli creepy ja backstory, kui sa ei tea, siis kui ma olin väike, siis ma nägin tihti asju öösiti unes ette. See on ainus kord elus, kui ma olen midagi sellist suurt näinud, et muidu ma nägin mõttetuid asju, nagu näiteks, et ma ei tea, mina seisan siin, tema seisab seal ja ta ütleb mulle täpselt sellise lause. Ja viimati, kui ma enne seda üldse midagi unes nägin, oli siis, kui ma olin 14 ja ma olin modellina Milanos. Ma ei hakka sellest täpselt rääkima, et mul on nagu ajalugu sellega ja ma näen asju unes ette, aga see oli esimene kord, kui ma nägin midagi sellist ette, mis päriselt nagu oleks võinud mu elu mõjutada, selle lõpetada, mida iganes. Et see on nagu mõnes mõttes hea asi, sest see hoidis mul õnnetuse ära. Kuigi ma ei tea, kas ma oleks selles ise osalenud, aga ikkagi ta võib-olla mingil määral nagu päästis meid, aga teise poole pealt, kui ma näen midagi sellist öösulunes, siis ma kardan. Vahepeal lihtsalt ilma asjata, aga ma kardan, et äkki see juhtubki päriselt, sest vahel juhtub. Okei, nüüd on viimased 3 lugu. Miia on mu tütre kujutatav sõber. Kui ta 4 olin, võtsin ta esimest korda surnuaeda kaasa, et ta onu haual käia. Peale seda ütles mu tütar, et Miia keha on ka surnuaias. Miia ütles, et suremine oli väga valus, aga matmine pole valus. See on nagu pidu, aga kõik on kurvad ja nutavad. Loodan, et mul valus pole, kui suren. Jällegi see on kommentaar, aga ma tahaks teada, kas ta üldse teadis enam seda matustest või see oligi. No tundub, et kui ta läks esimest korda surnuaedas, see oli esimene kogemus ta elus selliste asjadega. Nii, kus ta oleks seda kuulnud? Võib-olla tõesti Miia rääkis talle. Kui mu tütar oli 3-4-aastane, elas mu ema mõned kuud meie pool. Kui ta välja kolis, kutsusime tema tuba ikka veel vanaema toeks. Ühel korral palusin tütre midagi ülakorruselt tuua ning kui ta sealt tagasi tuli, küsis ta minu käest, et kes see vana naine vanaema toas on. Rohkem me seal toas ei käinud. Istusime ühel õhtul laua ümber ning sõime. Mu kasvuema oli hiljuti surnud. Panin tähele, et mu 3-aastane laps oli lauast ära läinud. Tõusin püsti ning leidsin ta oma kasvuema toast ise endaga rääkimas. Küsisin siis, kellega ta räägib ning ta ütles, et Orianaga. Ta pole siin täpsustanud, kas ta kasvuema nimi oli Oriana või nagu kas selle Orianal on üldse mingit tähendust siin loos, aga ta nimi oli Oriana. Küsisin, et kes see on ja ta ütles, et see naine musta kleidi ja pikkade mustade juustega. Ütlesin selle peale, et mis asja ja ta vastas, et see naine seal samas. Vedasin ta ruttu sealt toast välja ning laps veel lehvitas talle. Sellised olid siis mõned õudsed asjad, mida lapsed on oma vanematele rääkinud. Kui teile meeldis see video, siis öelge, kas te tahaksite teist osa sellele või midagi sarnast. Võib-olla teil on sarnane videoidee, mida ma võiks veel teha. Kindlasti ütle mulle all kommentaarides ja kui sa jõudsid selle video lõppu, siis kindlasti jäta siia kommentaaridesse kummituse emoji ja ma teaksin, et sa oled best vaataja ever ja jõudsid selle video lõpuni. Tänases videos saab shoutout'id Liisa, Annette ja kui ka sina soovid saada minu järgmises videos shoutout'i, siis lihtsalt screenshoti see video minust normaalse näoga, postita see kas enda Instagrami story'sse või feed'ile. Kindlasti kasuta hashtagi TeanaBanana uus video ja tag'i mind ära, et ka mina seda näeksid. Ja kahjuks ma näen ainult avalikke postitusi, ehk kui su konto on privaatne, siis võib-olla tee see avalikuks selleks, ma ei tea. Aga jah, ma loodan teile meeldis see video. Kindlasti on selle video thumbs up, kui see oli creepy ja lahe. Head Halloweeni ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.